see oli? Ungari oli septembri algus. Kes oli kõige rohkem vastu, nendel läks seal kõige rohkem aega, sest Tervetuloa kaikki tänne meidän entiselle marjatilalle. Meillä oli 30 vuotta mansikoita, maasika kasvata ja ja 10 aastat ilma mesilaasteta ja siis mesilastega. Asi läks palju paremaks, marjad olid ilusamad, eks ole, ja no siis tulid ka uued maasikasordid veel, aga nüüd vanus tuli peale, nad jäid pensionile ja siis on pisike niisugune maasikapõlluk on sama lustiks, aga mesilased on jäänud. Ta ütles enne, et 2 kohta on siin lähedal, üks on siin selja taga, kus on karuaed ümber, vaatame, kus karu ka on veel. Ja karu probleem on siin ka ikka ja neid lastakse eelkõige neid nii-öelda, kas seda nimetakse Eestis, need on need nuhtluskarud, eks ole, jah, kes pahanduse teevad põhiliselt mesilastele. Need võetakse kõigepealt ette, kui satub see õige karu, aga õiges piirkonnas vähemalt. Soome valitsus on tõepoolest karu võtnud kui enda sellise kaitsealuse ja vastutuse ka nende eest. Ja see on juba kuskil 15 aastat on niimoodi, et antakse aiamaterjalid, antakse tasuta, antakse samuti need igast ütleme, toite seada seal, eks ole, aga ahku tuleb endal muretseda ja üles tuleb panna ise ka aed. Ja siis, kui seda aeda ei ole ja karu teeb pahandust, siis ei maksta hüvitist, eks ole, see on praegu nagu see jahinduse tegelased on kohustuseks teinud, kõigil peaks olema, kus see riskikoht on, karuaiad ümber. Need on siis kunstpered, mis on kevadel või suve alguse pole tehtud, nüüd on kasvanud täispereks. Need söödetakse vähehaaval, 10-liitrised söödanõud on peale, aga sinna vähehaaval pannakse juurde. 30 litraa, eli 25 kiloa kuivaa sokeria per pesä. Need on Itaalia mesijad, nendel on vaja rohkem süüa anda, jah? Mahemesindus. Mitä tema maksaa? Spar-marketista, S-marketista ostavat 50 senttiä kilo sokeria kilon pusseissa. Meille se maksaa rahdin kanssa euro 60 senttiä kilo. Ma olen lugenud ka see kompenseerimissüsteemi, nendel on kui ühekorpusene taru, eks ole, siis selle eest makstakse peale 300 €, eks ole. Ja kui on teine korpus, sellest tuli juurde vist 150 € umbes või. Siis samuti paarid vaarumis peredest maks kompenseerimist. Neil on selline terve hinnakirja. Meil on kõik üks praegu hetkel. Ja siis oma vastutus on siis, oli see 190. 170. Tähendab, see oma vastutus on kogu mesiniku tema mesilate kohta kokku, eks ole. Meil Eestis on samuti, minu meelest on kuskil mõnikord 100 rakendatakse, mõnikord 150 €. Nii on mesinikud rääkinud. Nii et see on kogu mesilate gruppi kohta kokku. Kui saab häda üks pere, no siis on see osa läheb ühele perele. Kui saab mitu gruppi pihta, siis on muidugi kõigil, eks ole. Selles, et see alumine traat ka ei tohi endaga kokku puutuda, muidu ta laadib ennast maha, või tähendab see agregaat ei tööta enam ja aed ei kaitse. Nii et peab pidevalt niitma. Nii et alumine traat on määratud 20 cm maastega, kui mitu ja kui kõrgele. No ma olen kuulnud, et Eestis vist tehti mingi reegel, et peab vähemalt 4 traati olema. Päris kena meesaak, eks ole, kuskil võib-olla 50, võib-olla 60, 55, eks ole. Mõnel pool saadud 100 kilo ja need päris hea meie aasta on ja ta tuletab meelde siin paari varasemat aastat. Ei ole juttu küll sellest, kui mitu peret, aga 5 tonni ikkagi aastas on päris korralik. Silloin 2006 meillä oli 50 pesää. 50 pesää ja 5 tonni. No see oli 100 kilo peret. See on korralik hind, eks ole, tuleb kuskil 16 €.
Hind oli siis 6,5, eks ole, see oli koos käibemaksuga juba. Nii et see on ikka tükk maad vähem kui et otse müüjasse. Mesilasemadega küsimus oli, et kas ja kuidas need mesilasemade hankimisega saamisega kasvatavad ise, eks ole. Ühesõnaga, tema kasvatab mesilasema üleval meetodid, et ta tõstab siis, kui see pere kiiresti hakkab kasvama, siis tõstab selle haudmega korpus üles koos emaga, alla jääb lahtist auet ka, alla hakkab sasema kupud tulevad ja seal siis kasvatakse uus ema. See käib paarmas ja siis mingil ajal on korraga 2 ema. Üks töötab ülemis korpuses, seal vahel on meie korpused, nagu isoleerivad neid ära ja all on noorem. Ema eraldusvõre, aga alumise korpuse peal on meie korpuses, sinna ema niikuinii ei läheks. Ema lahutusvõred on raamsageli, mille peal on see lennuava. Seal võib juhtuda see näiteks, et kui alumis korpus asema kupud tekivad, siis kui ta lendab paarama ja kaob ära näiteks, siis ei ole ema. Või mingil muul põhjusel, kui all ema ei ole, ta juulikuu teises pooles kontrollib ja paneb ülemise ema siis alla näiteks. Tema mõtte üks alus on see, et suvel kipub olema niimoodi, et alumises korpuses, kui see ema on ühes korpuses, see kantakse täis õie tolmu ja mett, eks ole, emal pole mõnemisruumi, peab tõstma korpused maha, vaatama, kas on ruumi, on uusi kärgi. Aga nüüd pole vaja, nüüd kõik on üleval tal. Seal vaatab järgi, paneb uusi kärgi, kui vaja, ei pea lappama neid meie korpusi vahelt ära. See on nagu üks aspekt, miks üleval ema on parem. Aga on ka teisi asjaolus, miks ta ei ole vaja. Eelmine aasta oli väga lumerikas neil, et talvel oli ikka tükk maad üle katuse. Aprilli alguses hakkas nagu lumi vähäval sulama ja isegi siis oli veel kuskil nii palju oli lund katuste peal, mida sai ära ajada ja siis kuskil augusti või aprilli keskel või 10 päeva hiljem. Siis alles pääses seda tarudesse vaatama ja siis selgus, et 10% umbes peredest on läinud. Nälga jäänud, eks ole. Kuigi ta andis kõigile 25 kilo kuivas suhkrus ümber rehkendavad, eks ole, sööta sügile sisse. Itaallased tarvitavad rohkem, sest itaallastel võib olla talvel pisuke kildhauad sees. Kuskil jahalas aprilli lõpus said omal põhjad vahetatud ära ja sellest ka see ema üleval, ema all, eks ole, mesinduskursused, mis siin kandis toimuvad. Seal siis näidatakse mõlemat varianti ja ka praktikas, et tõepoolest vaadake mesilas siin, selles peres on ema all, siin on üleval ja siis need kursused saavad nagu mõlemast mingi ülevaate ja oskavad ise pärast teha valiku, kuigi tema eelistaks ema üleval, eks ole. Tema hakkab niimoodi sellest, kui ma nüüd sain õieti aru, tema hakkab niimoodi peale, et ta kevadel paneb korpusi kogu aja alla. Ema on seal ülemises võrari korpuses, seal on ema lahutusvõre kohe selle all. Ja seal ta teeb kogu aja selle emale ruumi, võtab sealt neid raame vähemaks ja paneb kohe järgmisesse. Ja see ema tõuseb tal praktiliselt, ta näitab naise käe kõrgus. Ja siis 3 nädalat enne meie võtmist ta paneb alla teise ema, kui tal seal on, või selle ülemise ema ja paneb sinna selle alumise korpusi, teeb sinna natuke ruumi, ütles, et aitab 1-2 raamist ja paneb sinna selle ema lahutusvõre peale alumisel. See on 2 ema lahutusvõret tal, kui on 2 ema. Just. 3 nädalat enne meie võttu. Ja ütles, et sellega tema rahustab maha need kurjad vanemad mesilased, kes tahavad seal all korpuses olla ja niimoodi toimib tema. Teise söötmise aegu paneb tümooli. Kuinka monta kaksiliuska ta ei... Fararile 17 gramma. 2 farari ja 17 gramma. Jos olisi 1 langstroot, niin 12 grammaa. Jos olisi 2 langstrootia, niin 2 kertaa 12, 24 grammaa. Niitä on erikokoisia tymoliliusia. Seda puudus tiltida, sellepärast, et on need ikka tiltida. Joo, filmipaneelit vaadittiin. Nyt ei vaadita. Täytyy olla vaan puhtaat pinnat, jotka pystyy pyyhkimään. Pesemään. Niin, pesemään, pyyhkimään. On semmoisia määräyksiä, että jos myy yli 2000 kiloakin ja antaa kauppoihin yli 2000 kiloa, niin sitten vaatimukset nousee. Kui siin läks tootmine laiemaks, tuli ka mesindus juba, siis tuli hakata kuidagi ruumi jagama ja asjad pidi olema teisaldatavad. See, mis oli aktuaalne, see tuli siia keskel, sellega tehti tööd, nagu mul on praegu keskel, eks ole. Nii et tuli kohe. Urisi on seal siis õhu kuivati. Aga ta ütles seda, et kui siin oli see jahutussüsteem, maasikad jahutuseks oli 4 kraadi temperatuur, aga jahutamise ajal õhk läheb jahedamaks, siis niiskust tuleb palju välja, eks ole. Kipus niiskust liiga tegema. Ja tänapäeval ka ta puritamise mõttes hoiab õhu hästi kuiva, et meie niiskus oleks noormisala. Sellepärast on see muudatus seal. See suvi on olnud erakordselt soe ja kuiv, aga tavaliselt peab alati jälgima nii temperatuuri kui niiskust, eks ole, sellepärast need riistad on seal, mõõteriistad on olemas. Tähtsad, et tagada meie kvaliteet seal hulgas ka. Kuna siin siseõhu niiskus on alla 60%, siis mesi isegi lahtiselt pinnalt ei tõmbana niiskus sisse, vaid pigem ehk kuivab pealt.
siis kun läheb välja meest. Tämä on 70 vuotta vanha rupeli. Jolla Ühesõnaga, kui nad toovad siia oma need mesilasperedest need meekorpused siia ja ootavad siin purritamist, siis seal see mesi võib olla kergelt on niiske, õhk on niiske ja kuigi siin ruumis on kuivav õhk, et see sees ei muutu kuivavaks. Muidu, kui ventilaatori tõmmata, saab see kuiv õhk läbi, eks ole. See ventilaator on seal raamide peal. Just, ta ise oma tõuseb ka läbi sealt, eks ole, loomulikul viisil. Aga ventilaatorgi tõmmatakse imetekselt läbi. hunajatakut, kun meillä on se 5 tai 60 pesää, josta hunajatakut, niin tämä on se, jolla me... Eks ole 4 purgitustsüklit umbes tunnis ja kuni paarkümmend sellist korpusetäitist kärgi tavaliselt, eks ole, et seal ei ole ühtlaselt või kaanetatud ka ja nagu ta ütles, vanad inimesed käed ei käi enam nii kiiresti ja see on kaanetise sulataja niimoodi, tõmbab kaanetise sisse, ta on kuum. Siihen tulee tämmönen höyrynkehtin. Lastakse kuumaks, siis sellega tõmmatakse seda nii vaat sisse. Mulla on tämmönen siivilä käytössä. See on just selline märgfilter, ta on mee sees ja see ummist ära, eks ole, ka peensõel. Kun meillä on se kuorma alas tulee tuohon. 5-6 tundi, siis kõige lõpuks ta kõik selle kaanetusvaha paneb sinna vähehaaval sellesse kolusse, pressib peale selle veel ta kihni ka ja siis kruvipressiga saab kätte eraldi vaharõngad ja mee esi tuleb ka välja. Haigesse hula ja lingamisse see propolis on? Võib ka ole. See on mesi, aga... Silloin täällä on aika vähän talvella jäähdytetään niitä tähän verkon päälle. Muistakaa, että tämä on puolillaan vettä, että ei ole näin paljon koskaan. Niin. No sitten tästä ne, joka ei olekaan vaha, vaan on niitä... Ühesõnaga see vaha sulas sinna peale, vaha tõuseb pinnale, see vaha kogutakse kopsikuga pannakse edasi nõusse, kus ta siis astmeline, esimeses astmes ta sai vaha kätte, seal on kogunenud põhja sodi veel, ta ise ei ole ka päris puhas. Ta sulatab uuesti siin teisele päeval selle üles ja teist korda, kui jahutab ära, tuleb puhas kollane vaha. Teist korda, kui ta seda teeb, on ikkagi vesi sees, eks ole? Ikka jah, aga paneb vähem vett. No juu, kato, tuossa virallista hunaja sulle lusi. Pietarin takaisin. Tuo on mun mielestä se oli ehkä 200 euroa. 200 euroa. Meil Eestis on ka tõsine probleem mahamesinikele, et kas tohib plastmassi tarvitada ja üldiselt nagu ei lubata. Aga Soomes ma tean, et lubatakse suve meekorpustel plastkorpusi ja saab sööda nagu samuti plastist. Aga pesaruum peab olema puust. Kas see on talvel peab vastu või? Ikka, miks ta tea. Ta on Tallinna laud, eks ole alati. Tämmönen itse tehty yläpohja. Panevad ise kinni. Liinaa se on. Jah, aga vägikura, ega se ikka praud olid ikka sees. Talveen javuttaa. Tässä käytetään tätä. 30 liitrit korraga, nemad liidavad niimoodi, et 10 päeva tagant 10 liitrit ja ennem 10 liitrit, kui sööginõu pärast ära võtavad. Mesi on võetud ja tehtud halvepesa ära, siis ta paneb kohe korraga peale, tuleb sinna oma mökisse või sinna koha peale, paneb 15 liitrit peale, reede õhtul niimoodi iskeb kala all, püüab kala, kui saab, tore on, kui ei saa, pole häda ka midagi. Ja enne kui ära sõidab esmaspäeval, siis ta paneb järgmised 15 liitrit peale, ongi kõik kogu söötmine. See on imutatud tümooli ka lahusega. Ja kõrval pani mingi kepik selleks, et sealt õhk saaks liikuda. Mõni paneb ka peale, et see tümooli õhk saaks sinna alla kärgida, paneb parem levida, et ta ei vajutaks kinni seda. Ta on niisugune kristallikujul juba kohe suures koguses, ta on odav, ja ise valmistada siis need tõrjeribad või raviribad. Tämän kokoisia pussia, Lidlistä tämän kokoisia näitä liinoja. Ja tää on just sopivan kokoinen. Sitten me pantiin näihin, minä en muista, oliko se 160 milliä pantiin tänne sitä muurahaishappoa, joka oli muutettu 65%. Niin. Ja tämä pantiin tänne mehiläisille näin. Ja sitten pantiin tämä muovi tuohon ja syöttölaatikko tuohon. Ja toimi ihan hyvin sekin.
40, muurahessa 40 milliä. Mutta tähän voi panna kerralla. Eestis nagu pannakse seda 20, aga vahet ei ole. Ja siis see on selle kinnises kotis, kui ta läheb taru juurde, siis tõmbaks sealt nii-öelda tahi osa välja. Umbes 2 sentimeetrit, 3 sõltub temperatuurist. Seda peaks tegema kinnastega ikkagi siprikappe. Ja siis paneb ta sinna selle söödanõu alla, söödanõu peale ja sealt see niimoodi läheb alla. Sentilisega ei ole nagu ema hukka saamisi olnud, aga kui vanasti 80-85% tarvitati alt, aga pandi ka pealt tegelikult mõnikord, siis jah, emad läksid. Üldine käsitlus on selline, et selle siprikappe aurustumine peaks olema kusagil 9-12 grammi ööpäeva kohta, eks ole. Tegelikult peaks ta muidugi aurama enne ära, aga noh. Ja millal ta paneb selle siprikappe siis? Ta paneb selle teise söötmise aja. Timooli paneb kas üks või teine? Tuolla 40 millilitraa tuohon. Sitten 4 päivän päästä taas 40 millilitraa ja taas 4 päivää ja 40 millilitraa ja taas 4 päivää ja 4 litraa. Siitä tulee se 160 meidän pesälle. Joku pienempi pesä tarvii vähemmän ja isompi enemmän. Vanasti käis otsa see vanha ja peale, aga seda kevadel määrite sageli, sillä tüllikistä puhasta. Nyt ta paneb sinne opsta. Niin, joku jostakin lakanasta leikataan tämmöisiä ja näitähän saa ostakin. Joo, joulukuuhun asti. Pohja. Liuos kun 150 grammaa oksalihappoa, 2 kiloa sokeria ja 2 litraa vettä. Elikkä se, ei kun 4 milliä per kakkuväli, niin me otetaan tuommoinen noin 40 milliä ja sitten valutetaan tuonne. Lõppen tajutas, et vahel tehakse seda, eks ole, detsembris, aga võiks teha novembris, kui on kindel, et tauet enam ei ole. Siis, kui on kobar juba korralikult olemas, sel ajal, kui nad teevad seda varem teeks, siis on kobar all, eks ole. Natuke on ülemis korpuses ka, et see lahus jõuaks mesilastele, siis nende mesinik Piit soovitab, et noh, raputate, et see kobar läheks mõnavasse korpusesse ja teha alla tilgutamist ja ülesse ka. Tegelikult Farrari korral piisab ülealt kirjutas, nad tegelikult on pooles ülemis korpuses juba ka väljas. Sooblik kappe mõjub restal läbi nende tiim kesta, aga noh, see ülealt tilgutamine on üldiselt piisav ja ei võeta tavaliselt peamist korpust maha selleks. Meil tehakse seda samuti, aga nüüd siin on see doseerimise teema on, et Eesti kärje korral peaks olema 5 milliliitrit kärje tänava kohta, eks ole, kuna kärg on suurem. Langsfoti korral 4, Ferrari kohta öeldakse vahele 3, aga kuna 2 korpus, siis käib 4 küll väga hästi. Ja palju, et ta ei pääse seda lisasööt andma õigel ajal, siis mõne palju peres sai hukka, aga et nüüd tänavaastaja kavatseb panna sinna talveks pesa lõplikult valmistades, siis kui ta teeb seda oblikappe tilkutamise ära, siis paned kohe tagaraks pätsikesse seda kandit sinna, vahekandit valmis. Et kui on vaja, siis on võtta midagi kevadel. Suuri osa pohjista on meillä verkkopohjia. Ja täällä on tämä, josta pystyy laskemaan varroapunkit. See võrkpõhi on talve läbi lahti, aga kuna see ventilatsioon käib nii, et alt tuleb külm õhk sisse, läbi kobara läheb üles, mööda seina läheb alla, aga osa läks ülevalt läbi lae, kui seda kilet ei olnud. Kile pidi peal olema selle pärast. Vanna võttis kile ära, tegi selle uue sellise katte, ütleme vahelaeva, mis tahes, ja siis ei saanud enam põhja lahti hoida ja siis ta hakkas põhja all kasutama talvel ka seda plaati. Viimased 10 aastat on ta kasutanud tegelikult nüüd suletud võrkpõhja, aga peaks ütlema selle juurde ka, et kuna tal on puukorpus, eks ole, puukorpusseinad jahutavad selle õhu hästi kiiresti ära ja see intensiivne soojavahetus, suur söödakulu on ja kui see on võrkpõhja lahti, siis hästi palju õhku läbi ja palju kulutakse sööta. Mesilaste seede kulga saab täis, siis nad hakkavad seal määrima edasi, eks ole. Sellepärast puitkorpuste korral ei saa lahtist võrkpõhja tarvitada. Plastkorpuste korral, jah, siis on. Sest plastkorpuse korral see õhk ei jahtu vastu seina, ta valgub alla tekivad jääpulikad sinna kogunistele võrgu külge. Aga midagi hullu juhtu, sest see on kevadine põhjavahetus, mis ta teeb niimoodi. Ja panna mehiläisille võtab välja tuo takaisin. Tyhjän laatikon, tämä on lämpimässä ja suojassa ryöstäjiltä ja mehiläiset pääsee täältä kiipeämään tuonne sokerisiirapin sekaan viemään sen tuonne kehiin alas ja se on siellä suojassa. Siinä voi olla joku keto vasta. Mehiläiset oppivat lentämään sisään ja ulos tuosta. Sen jälkeen pannaan tämmöinen palikka tähän, niin mehiläiset menee tuosta kautta sisään ja tulevat tuolta kautta, ei kun tuosta sisään ja täältä alakautta, niin. Sanakirja. Jaa. Eesti, Inglis, Saksa, Soome, Vene. Ja siin on need kursilla ja minul on siin 10 tükki. Nii.
olge hyvä. Jah. Kiitos vastamata. Lukusid ja Aleksandr tuleb ka teiega kaasa. Ühes majas olete. Kõik nõud on ka olemas. Õues olemine siis hakkab ikka jahe. Massi ja teine see on niisugune mängimine, eks seal ei olnud ega seal ei olnud juba päris pudina. Tuli vähän vettä jäänyt. Oli Horsmalle oikein hyvä. Joo, kyllä. On ympännyt. Nyt se Pirja on. Missä meillä? Onko sinun? Ai niin sulla. On matkaa vielä, se on varmaa. En pysty koskaan sua unohtaa. Sä olet aina osa minua.
Samalinnas ka siis jääb vaba aega, kes tahab minna sinna Olavalinna kindlusesse, siis pärast Samalinna on siis see Punkarju tee ja kõik selline väga ilus looduslik ala siin Soomemaal, kus on siis just tuhandeid järvi ja me sõidame seal järvede vahelt siis. Legend on kindlasti rohkem ja selle kindluse kohta on pikk ajalugu ja palju põhjalikum. Ja siis jääb aega ka kindlasti. Näed, nüüd see läheb liigub. See lahju peab seal ja ma ei tea, kus on panna. Pilt vahepeal oli ja nii ma nägin. Vahepeal tulime, meil oli vastu nägimatu.
katsekohti oli siis siin 5000 või mahutamas 5000 inimest. Istekohti on siin 3000 inimesele ja valmis ta aastal 1847. Võta see vahel. Olemegi sellel Punkarju teel, mis nüüd läheb siin niimoodi see Siljandik 7 kilomeetrit pikk. Aga see on magistraal ka, sealt ei saa klihti. Palju sul neid on, kui suurelt ma nüüd tükitan See on nagu turismi vaatamisväärtus. Kõik, kes mööda sõidavad, peatavad kinni, tulevad vaatama sind. Praegu Facebook keiki ajajoonele. Mees on siin. See puhvet on seal. No puhvet on seal lõpus täitsa niimoodi. Jah, ja seal taga veel ka üks ruum ja... Niimoodi, et 2007 august. Mina võib-olla jäänud. Aga ei, mitte see ei ole igapäevates harjuks. Nüüd on niimoodi, et kui soovite, saame siis sealt uksest edasi, siis on veel pikk koridor. Tere tulemast! Nimed Raine segadus siin. Kõik vaatavad, et ma olen liigsega, et ma ei mängi. Soomes on keegi liigsega. Ei puhu, nüüd teeme hiirtada. Too puue. Meillä on luomumarjatila ja meillä viljellään myös luomusiemenviljaa. Meillä on siis maheviljelus talu. Siinä on eelkõige kasvatada marju, aga siis selle kõrval on mesindus. 4 hektarit maasit ja 20 mustõstat, aga te tulite mööda, sa olid tulisad. Ja peltoa kaikkiaan 100 hehtaaria. Ja kõik kokku on 100 hektarit on põllumaadel ka. Esimene eesmärk oli saada marju tolmeldama mesilasest, sellepärast nad tuli sealt alusse. 2013 nad hakkasid ise pidama mesilasi, enne oli neil teiste mesinike mesilased siin. Vaat juhtus selline äpardus naabersaarele, et tekkis abielu lahutus ja sealt tulid mesilasest läbi selle nendele siia. Seal selgelt on hooldamata mesilas peresid kevadel ja need tuleks kuidagi nüüd korda saada. Anti korraldused, ostku ära, ostis 11 peret. No ja muidugi algas see probleemidega, sest päris palju peresid oli hukka saanud, surnud kevadeks. 80-ndatel eelmise sajandi aastatuhande aeg oli neil kodus olid ka mesilased vanematel. Aga kui tuli varatoos Soome, siis kõik need hukkusid ja igati asi. Sel ajal ei osatud tõrjuda veel varralest ja nüüd juba osatakse. Nüüd ta näitab seda oma mesinduse algusetapi tegevuse või seadmeid. Maire, onko tämä tuttu väline? Jah, siirdepalu. See on see presstop. Jaa, see on see presstop. See on see ahkalituse tõrje ristapuu. Sellist pulberist on see looduslik
toimeaine, mis pärsib seente kasvu, ehk sedasama ahkalitusseene kasvu. Seda pulbrit raputakse sinna ja mesilased viivad jalgadega sõitjale, kui nad tolmeldavad. No, 2000 aasta alguses professor Okkanen, ta on Helsingi ülikoolis töötab, tema hakkas uurima just nimelt, kuidas ahkalitust tõrjuda nende looduslike vahenditega. Alguses oli küsimus, kas on, aga siis hakates ikka tarvitama seda siin proovima. Okkased seda katsetasid, aga see oli nagu võiks öelda, et nende ülikooli tingimustes ja just suurt praktika kasutamist veel polnud, oli lootus, et see aitab vähemasti. Küsimus on siin konkurentsis, eks ole, et kuna tahetakse, et see preparaat viidakse maasikaõitele, siis tuleb kuidagi saada mesilased maasikale minema ja mitte minema kõrvale näiteks vaarikat koguma vette, mis tahes. No võt sinna siis tuuakse otse maasikapõllu äärde mesilaspere, 2 kilomeetri kauguselt näiteks siia õietolmu söörakärjud välja. See peaks olema väga tugeva haudmega pere. Ja siis see on nõnda palju, haueanna küsib, et süüa tahaks õietolmu. Ja siis on sund minna mesilastele kõige lähemasse kohta, kus sa õietolmu ja need on maasikad. Soome Mesinike Liidu ajakirjas Mehiläinen oli siis niisugune rehkendus sellest mahemesindusest. Seal oli toodud välja selle number, et aitaks 800 mesilast, et 1 hektar maasikat ära tolmeldada. Et miks siis viia üks taru, kus võib olla 20, 30, 40, 60 000 mesilast sees. Tekkis selline ökonoomne mõte, et aga miks tassida suurt taru, et võtaks need paarumisperet kaasa, mis on kerged, võtad kaenla alla, piisavalt mesilasi sees, 800 rohkemgi veel, et viiks need sinna põllu äärde siis. Aga seal peaks olema sees kindlasti hästi munev emad, oleks piisavalt ja tublisti hauet sees. Kuigi paarumisperedes ei pruugi seda küllalt olla, aga iseasi. Kuna nendel on tähtis see tolmeldamine ja seda on vaja teha siin 2., 3. ja 8. kohas, siis on pooled mesilasperedest on neil treileri peal või rataste peal nii-öelda. Neid siis saab viia sinna, kuhu vaja. Mõnigi naaber põllu- ja aiapidaja on küsinud ka abi, et tooks oma mesilased sinna tolmeldama, aga see on omalgi tööd palju. Küsimus on selles, et osa nendest marjakasvatajatest ei ole mahetootjad ja kui nüüd viia sinna oma mesilased korjele, siis sel juhul saadud mesi pole enam mahemesi. Nii, teilt oodatakse vihjeid. Selleks te siia tulite ju. Ja kysymyksiä saa esittää. Kysymyksiä ka, aga vihjeid just nimelt, võib-olla mingid mõtted. Ühesõnaga tagasisidet tahetakse, et mingisugused uusi mõtted, et kuidagi annaks siin ka võib-olla midagi teisiti paremini ökonoomsemalt edasi teha. No nii, teil on 2 saarel olevat mehilast, jah? 118 mesilast pere on praegu. Kuna Soome sai 100 aastat täis ja Soome Mesikliit sai ka 100 aastat, siis sellepärast oli eesmärk, et 100 peret peaks olema vähemalt. 70-ga tuldi talveajast. Arvatavasti üks põhjus, miks ei tulnud hästi üle talve, oli see, et olid kehvasti paarunud emad. Eelmine suvi oli võtlemisi vihmane ja see paarumine ei pruukinud olla täielik või hea. Isegi siin lähedal juures oli 30 peret ja ise nendest palju suri. Ühesõnaga jah, seal oli niimoodi, et talvel võib-olla sai vähe hukka, mingi 10%, aga kevadel oli see suremus suur. Ja põhjus mitte selles, et nälg, aga vist väiksed mesilaspered, kobarad ja nad olid sageli söödast eemale jäänud, näiteks üks põhjus oli. Puupõhi lihtsalt, jah. Südälle. Talveks jätab ka selle siia peale? See jääb talveks myös. Kuinka paljon maksaa se? No liikenääresti. 10 euroa. Meillä on parempiakin kattoja. Tämä on vanha. Täällä on ne lankstut, raamit on põhiliselt talvepesas kindlasti, ka suvel meie jaoks on tal ka Ferrari jätuks kergem tõsta. Sest nendel on niimoodi, et Jaana on mesinduse peal, aga kallis kaasa teeb puutööd muuses ja muud kõike. Õietolmu nad ei kogu. Kui ei ole seda vahelage nii-öelda, siis sel juhul paneb ta 3 sellist, see on see tuuletõkkepaat iseenesest, jah. Kui aga on see, siis ongi nii, et see kast, eks ole, ja all on ja kast ise soojendab, siis peal on üks paat, üks kiht. Ja täällä on myös se tulutus. Jah, see on jah. See on pandud mitte nii palju röövimise pärast, vaid selleks, et oma happega teha varatõrjet. Et see ava oleks väiksem. Et lahtuks sipelkaplaadis. Näin on talvella, mutta kapulat pois ja syöttölaatikko pois. Tuul ei puhu sitä minema talvel tormi? No joo, mutta lunta on niin paljon, että se peittyy pesät kokonaan. Puukorpus. Yldiselt suvepesaks, aga nüüd see tegi oli öelnud, et see kõlbab väga hästi ka talveks. Ei ole proovinud enam vastasel talve selgub, kas on tõsi, et see ühekordne puit 3 cm. Maksus on näha. Tappis 30 ja siis on 30 milli. Mis?
jah. 25 oli, me vaatasime, mõõtsime ära. No siin sees, siin peab olema ventilatsioon. Et siit on ventilatsioon pragudest, eks ole, need on olemas. Ma ei tea, kas siin võrku ei ole, hiir siit läbi ei pääse, eks ole, aga erilane ja kõik teised putukad vist pääseks. No siin on üks tulb. See on ainult, see on suvele ja talvele alati ühtemoodi ju. Ja siis piisaku on see plekk. Ja talvel tähendab see tähtis, et kui siit nüüd läheb niiskus läbi, vastu plekki ta hakkaks tilkuma tagasi. Aga nüüd ei hakka. Se on sieltä. Et nad on palju siin linnu pesakasti üles selleks, et oleks rohkem linde, kas putukat hävitaks edasi. Aga jah, talvel on natuke häirivad ikka mesilasi. Nad ei ole suutnud välja mõelda, kas ja kuidas ikkagi tihastest mesilasi kaista, aga see pole väga suur probleema. Et noh, tulevad, koputavad, võtavad mõne ja et ta arutleb sedamoodi, et kuna korjamaa ei ole see väga rikkalik, et võiks olla ainult 6 mesilasperet ühes kohas, aga nüüd on ikka 10 kaupa. Ja Soomes on küll levinud, et 10 on see normaalne pesade arv. See liikuv treiler on samuti 10 pesaperega. Et põhja ei pea vahetama, et tõmbast on sodi välja, lihtsalt lükkad tagasi pärast. Aga talveks on ikka see põhi all. Ja, talveks on see sees. Ta kasutab nende varalestade loendamise plaate siin selle sama plaadi peal sees. Tal ei ole võrkpõhjasid. Aga kasutab ainult mõnes. Ja peale selle on niimoodi, et hädakat tekib selles, et need pagana sirpelikad söövad ära siin varalestad, kui need siia kukuvad. Ja siis on pärast tulemus vale. See on siis paarumis taru selline pisike. Siia mahub sisse kokku 6 kärge tegelikult, aga algus on 4 kärge plus söödaruu. Pärast hiljem, kui nad on omal juba varanud söötasi, võetakse 2 kärge juurde, et saab 6 kärge veel oleks põhimõtteliselt. Nii et teine mesil on siis 5 kilomeetri kaugusel ja siis jah, kahel eri saarel on see mesil. Ja siis teisel saarel on ta ka siis nii-öelda valinud on parimad pered viinud sinna nii-öelda leseperedeks. Et seal siis kasvaks väga väärt lesed ja sinna viiaks paarumispered, et need paaruvad emad saaksid võimalikult hea sellise geneetilise pagasi kaasa leskedelt. Et siin samas ta siis laseb nii-öelda sellel kastatusperel stardiperel nii-öelda võtta vastu need antud vaglad ja kui need on vastu võetud, siis need emad viib paaruma sinna, see 5 kilomeetrit eemal tuleb välja sinna selle paarumismesilasse, kus on need väärt lesepered. Seal on ümberringi on järg, nii et sinna teisi mesilasi ei satu, seal koha peal ei ole, see on puhas paarumisala tinglikult võttes. Nii Itaalia mesilas emasid kui ka pukast emasid ostab ta sealt Ari Seppala juurest, nii et see on temal siis see tõumaterjal, mille emad on ka siis seal nende leseperedes sees, nii-öelda see on siis puhas tõug, mis sealt peaks lähtuma. Jana ütleb, ta on nii alustaja, harrastaja või niimoodi tegeleb alles alguses selle asjaga. Tänu aasta jah, see hind Ari Seppalale 38 eurot, tema ei ole kallis. Hind on väga erinev, ma tean, et Jane Leimi müüs 55 euroga näiteks, ütleme, nii et see Korpiahu, kuhu me eile ei pääsenud, seal oli odav emad 40 eurot, eks ole. 350, jah. 350 eurot on kevadine pere, mida ta müüks alustavatele mesinikele. Puupesades on 9 kärge mahub sisse ja stüraks sisse 10, nii et vastavalt sellele üks või teine. Ja koos selle nii-öelda pesaga on siis koos ja kui on veidi vanemad need pesad või need korpused, siis võib veidi odavamalt saada. 20 jaamavus kasvatab ta ise ja ise ostab. Mutta 3. Ja 20 paarumisperet ja siis 3 korda, 60 põhimõtteliselt võiks saada, 30% on tuleb välja. Ühesõnaga, et mida teha kõige viimase ringjale nende kärgedega ja haudmega. Sageli pannakse, kas kuhi katkus on, tehakse sinna, kas pannakse pistat niisama, pannakse sinna kooruma. Mesilased lähevad kaasaks üle, ühinevad mesilased selle perega ja sealt kooruvad mesilased ka. Auene hukkaks ole. Ema juba anti kuhu ära. Neil on praegu ilma ema. Ja võib-olla kõige parem on see, kui ta ütleme näiteks sellesse peresse, kuhu ta andis uue selle emad, samasse paneb ta juurde ka need näiteks. Ta vahetab emad, eks ole. Kõige parem emade vahetamise aeg ongi august söötmisaega. Tero tykkää kokeilla erilaisia lajikkeita. Siin oli kunagi maasikajahutamise ruum, eks ole, nüüd ta on meehoidla. Ta on meie soojendusruum, et kui tuuakse mesi, et siis pannakse siia sooja. Ja mis seda kütab siis? Nii et siin sees hoitakse 23 kraadi sooja, siis kui need kastid ootavad uritamist. 23. Nii vähe?
aga kilega kokku tõmmatud on transpordi jaoks? Ta suurt mesilaski tees seal vuritab, neid endal vuriluuni kolm praegu. Eile see mesin, kes minu juures käis, endal on 800 pelet ja tal on suur see Juhani Vaara mesilasvurr või tähendab meie vurr, 120 kärge, lähkene vurr, 120 kärge jah. Kõige suurem nendest praegu Juhani Vaara toodab ja seal siis on kaanetis ja vaha jaoks on tal tsentrifuug separaator. Ja kõik see kaanetis vaha, mis tuleb kukkus separaatorisse, see nagu tsentrifuugina käib ja edadab siis kaanetisest mee. Ja vaha jääb selline tihe plönn, mille pärast siis sulakab üles. Nii et on see suur tootmine selle terasel. Ja ta teeb ümbruskonna vahemesikel paljudelt teeb võritsemistööd. Ja siin sama lugu, et pole oma vuriluumi veel tehtud, lihtsalt pole finantseerimise küsimus, mesin on noor alles siin. Ja endal ka läheb vähem aega. Ja meie nad niikuinii müüvad hulgihinnaga terasele, terane omakorda siis müüb edasi, terastel on lepingud kohalike kaubanduskettidega. Pidavad lepingud, kuhu tema saab seal vahemee siis viia. Nagu ta ütles, et hind on vast 10% kõrgem tavalisest hinnast, aga ikkagi kõrgem. 23 kraadi on siin see hoiatemperatuur. Vähe ei ole. No võiks olla rohkem, aga see on ohutaks, ta on vahemesi, tahetakse võimalikult vähe teda mõjutada, eks ole. Loomulikult võib öelda, et tarus on temperatuur ju kõrgem tegelikult ja siis võiks ka siin olla kõrgem. Tavaliselt ongi, aga tavaliselt ongi, aga see on nende valik. Husqvarna. See on nüüd lestadadeks tehtud. Või ei, raamide vahet puhumiseks. Ja et õhu juba oleks hästi kitsas. 2000. aastal ehitati seda sild vahele. Varem oli mingi praamiga üle kõik. Sitä ennen oli lossiliikenne. Ja enne oli praamiga sõit. Meil on siin üsna mitmel saarel mesilased, tahavad kõik saared mesilastega täita, aga nagu te saate aru, see on päris huvitav, see on järvede maa ja järvede vahel ja järvede sees on palju saari ja see annab võimaluse sellise puhta looduslähedase mesilaste pidamise jaoks. See tähendab, et on vahemesindus hästi võimalik. Probleemiks võib olla see, et kui kuskil peetakse näiteks tavaaedasid, õunapuaiast oli siin juttu, et ka sinna ei saa mesilasi viia, kuna sel juhul jälle pole täidetud mahemesinduse reeglid, kuna nad võivad ju õunapuu õie tolmu koguda ja siis see mesi, mida sealt juhtumise ka korguvad, ei ole mahemesi. Et mõningad piirangud on ja mõningad sellised aiakohad siin on, mida peab siis vältima. See saar, kuhu me praegu läheme, on üldpindalaga 3000 hektarit, üldpindala just nimelt, miskipärast hektarites, mitte ruutkilometrites, aga rehkendab ümber. Ja see eelmine saar, kus me olime, on 5000 hektarit, siis need on need hinnatavad saarte mõõtmed, kui suured nad siis on. Nii et siin see treiler, mida me läheme vaatama, on tegelikult 3 aastat paigal olnud, seda pole olnud põhjust ära viia. Siin korjemaad on väga head, eriti hea on see just nimelt selline kevadine paju korje, mis innustab pered hästi kiiresti arenema. Ja selline korjekonveier läbi kogu hooaja, see on hea korjeala ja pole põhjust siit rändama minna, et tagasi kuhugi rännata. Nii et püsivalt paigal, kuigi saaks minna kuhugi selle treileriga. Nüüd ümberringi need viljapõllud ei ole kõik mitte mahepõllud, aga see ei takista. Põhjus on selles, et kuna nendel põldudel on korralikult umbrätu ei kasva ja õitsvaid taimik, millelt mesilased võiksid midagi korjata, mis rikuks ära meie kvaliteedi, seda ei ole. Nii et neid on lubatud sellised põllud mahemesila piirkonnas. Siin üks kogemus siiski on, et kui nad viisid tolmeldama ristikupõld oma mesilasi, siis seal lähedal oli ka üks tava rüpsipõld ja selgus, et see tegi siis mesilased pahuraks ja arvatakse, et seal oli kasutavad mingid taimekaitsevahendid, et võib-olla et nende kasutamise jäljed siis olid mesilastele vastuvõetamatud, kes olid ju mahemesilased, jah? Ja sellepärast nad pisut läksid närvi ja ei käitunud kõige viisakamalt. Kesäkuun lopussa. Need on siis tehtud juunikuu lõpus pärast jaanipäeva. See on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kärge, jah? 9, ta ütleski. Osa on tal 9, osa on 10, puit on jah 9. See on
150 milliliitrit sipelkappet, 65%, jah. 65% kontsentratsiooniga sellesse mingi köögilapp või mingi taoline on seal kilekotti sees, sellesse immutatult. Ta ütleb niimoodi, et ühes korpuses talvitamine on loomulikum kui kahes, et 2 on liiga suure mahuga tavalise pere jaoks, niimoodi, et ta eelistab ühes korpuses talvitada. Söötmise ajaks ta kasutas eelmine aasta ka katset, et pani siia selle langstud korpuse peale emaeraldusvõre, siis Ferrari korpuse, mille söötis sisse talvesöödaga siis. Ja talven aeganis oli otettu pois see suukuristika ja siis talveks võttis selle vahelt ära emalaudsvõre ja siis üle oli selline puhas söödakorpus. Siis oli kindel, et need ülemist käred võid sööta täis kõikides käre vahedaseks. Kuinka monta sentimeetrit, see oli 2 sentimeetrit see haihdutus, 2-3 sentimeetrit aarutuse pind siis. Ja selle juures öeldakse veel seda ka, et sellele kotile ei tohiks miskit peale suruda, muidu ta hakkab seda tappi välja suruma, eks ole. Et pannakse mõnikord piistud kõrvale, et seal peal ole miski soojus, et see ei vajutaks seda kotti. 10 päeva, jah. Kuinka monta 10 päeva, jah? 2 viikkoa. 2 nädalat. 14 päeva. 14 päeva, jah. Nii, ja nüüd siis järgneb teise perega manipulatsioon. Ei kaikki, laitan vähän niin puolet. See lius on valmistettu teillä kotona tai terosel. Ja se on kuinka monta prosenttia, 65 vai? 3-2 suhteen. 3 osa sokeria ja 2 osa vettä vai? Joo, juuri näin. Ja luomusokeri, se on kallista. Se on siis mahesuhkur. Eilen ma just rääkisin sellest terostiga, ta ütles, et mahesuhkuri hind on 1,30, millega tema saab. Ja siis niimoodi natukene kõveralt mõõgused, aga Eestis on sama suhkur 1,20 müügis. Jaa. Se on intialaista luomusokeri. Intiast on seekord jah, see mahesuhkur pärit. See piimatankiga ta valmistab siis. Eelmisel korral ta ostis neid linasid, mis olid rohelist värvi. Ja nüüd enam ei osta, sellepärast, et pärast ilma maha kippus rohekaks minema. Anna värvi. Anna värvi mingil kombel, jah siis. Aga siis kollast või? Keldast. Jaa. Niin, tässä täytyy aina muistaa, että jos jää tähän aukon päälle, tulee ongelma. Nii, et see on siis selle lennuava vastast küljel taga sina lähedale pannakse, et see niimoodi läbi taru käiks. Ja siis lennuava on pandud praegu kitsamaks just selleks, et see siplekappe aur nii-öelda ei lendaks väga kiirestult välja läbi lennuava, ei ventileeritaks välja. Jah, tal eelmisel aastal oli siin siis emaeraldusvõre raami sees, raamitult. Jah, ja kuna seal jääb üks õhuvahelt, mis on suurem, kus mesilaste käiguruum, sa hakkad ehitama lisakärge sinna. Aga mitu korda seda sipelkapet teeb siis? Üksi kerta see murasjaapade tamp. Üks kord, jah. Laita sisäni ja 2 viikoks yllä. Nii et jah, 2 nädala pärast korjab sära ja... Käykö sulla joka vuosi tai joka viikko tai või see... Kontroll, inspektor. Kontroll käib nii nagu tahab. See aasta ei ole üks ette ilistatud, tuleb ja kontrollib. No üldiselt Eestis on ikkagi helistavad ette, sa ei pruugi olla kodus, eks ole, sa peaksid kindlasti olema valmis, et tuleb. Reeglid siin küll niimoodi, et sa pead võimaldama selle inspektorile istumise koha ja kui kokkuleppe tehti, siis ka arvutikastamise võimaluse. Jaa, aga Eestis siukest pulli ei näe, et sul on tavakasvataja siin mingi poole kilomeetri kaugusel teravilja kasvatab ja sa võid mahedat pidada. Tähendab, no siin on, Eestis võib ka nii olla sõltub inspektorist, kui ta leiab tõesti, et seal õisvaid taimi pole. Ta võib öelda, et okei. 1,5 kilomeetrit kindlalt ei. See on täiesti seaduses kirjas. Igasuguseid taimi. Ma ei ole kindel. Ei, ma mõtlen, kui sul on tava teravilja kasvataja, isegi teravilja kasvatas piisav. Kui tal on püsirohumaa, siis ei ole probleemi, siis võib vasta tulla.
aga kui see on haritav rind kõik, 1,5 kilomeetrit. Võimalik, jah. Väga range on, isegi ja 3 kilomeetriga raadiuses ei tohi kas või meetrit olla rapsi. Kuigi seadus võimaldas kui 10% seal lubada selliseid kultuure. Ta võtab hea meelega eest minna. Ja kus septembri keskel võtab ta seda nõud pealt ära, siis peaks olema kõik söödud. 20 kilo sohkrit, eks ole, sealt saadav lahus on iga pere kohta ette nähtud. 30. Ei tule, 20 kuskil mingi 5-6. Ja seal on niimoodi ka, et tegelikult see suhtlust on tarvitatud 1 kilo suhtlust ära. Kuulgin seda, et küsimuslastel Peetriga mesilast seda nagu mesindusõpetust ütles, et mees on nagu selle mahe nõuke. Ai, tähän laitoin viimeksi avosikio-kakun katsoakseni, onko siellä emoa. Siellä ei ole emoa. Asemaa kuput on syntynyt Täytyy sinne. tuoda tänne emo. Mistä sinä tiedät, että ei ole emoa? Asemaa kuput on näet syntynyt siia. On tehty peitto. Nii et kui ma nüüd tõlgin, siis eks ole ta avastas eelmine kord, et siin ema ei ole. Või tekis kahtlus, ta oli andnud sinna sepalast saadud pukvast ema, aga nagu ei ole. Pani kontrollkäärje teisest perest lahti saudmega ja nüüd ongi tehtud asema kupud peale. Tähendab, tõesti ema ei ole. Siis kui ema oleks olnud, siis need kuppad oleks tekkinud ja siis lihtsalt on laudne paus. Kuna see on temal see kontrollkärg, mis ta sisse andis, siis selle vaatamine on piisav, et saada teada, kas on ema või ei ole. Kuna asema kupust tähendab selge pilt ei ole. Kuna tal on praegu seal ju paarumist perest, sealt saab ema ja toob siia. Ta üldiselt suitsu ei kasuta, kuna tal üks pere on niisugune tigedvõitud, siis on nagu vaja mõnikord, aga üldiselt suitsu ei kasuta. See on kahas pandud sisse lahtist sööta. Vaatab praegu kontrollib, kas sööta üldiselt on. Mõnikord juhtub nii, et kui ema ei ole, siis need peres kiputakse röövima. Nüüd on juba pahuraks muutunud natukene. Häiritsanud. Rakentaa linkoamoa, vaan käymme linkoamassa Harri ja Pirjo Tervosella Kiteellä. Nende perel oma vuritusruum ega vurre ega selliseid vahendeid, mis sellega seotud oleks. Ja nüüd teisipäeval just Tero käis traktori kärus olid kõik need meie korpused. Käis nendega siis Kidees. Seal on Tervosed, need on nagu kesksed suurimad mahemesinikud, kellel on kokku 800 peret ja kes tegelikult teevad teenust paljudele siinsetele mahemesinikele. Ja nende juures siis sai vuritatud kärjed tühjaks, õhtul tulid ka tagasi. Need 55 kilomeetrit sinna, 55 tagasi. Ja tõi tagasi tühjad korpused, mesi jäi sinna, osa läheb müüki, osa nad toovad siis tagasi endale siin müüa ja süüa. Muidugi see Tervoste juures on see hea külg, et see on üsna võimekas vurr, nagu ma ütlesin, 120 raami läheb korraga sisse ja sellega keskmine viljakus arvestaks 250-300 raami tunnis annab vuritada, nii et see tulemus tuleb kiiresti kätte. Suvel nad on natukene käinud vuritamas kui ühe väiksema naabermesiniku juures, kellel on 4-raamiline vurr, just selleks, et saada seda esimest mett, mida siis saab pakkuda koos marjadega, mida nad ju ka müüvad ja nii-öelda otse või kodumüügi jaoks siis. No siis on veel üks selline variant oli ka, et üks naabermesinik, kelle juurde samuti viidi vurritada, aga kellel on oma müügikoht, et ta siis jättiski mee enda juurde ja siis ühtlasi ka müüs seal selle mee ära. Nii et see müüks oli kas otse kodust koos oma marjadega või siis niimoodi selle naabermesiniku juures või siis suuremas koguses tegelikult saab müüa läbi Tervoste siis, kellel on siis see suur jäämüügikettide sidemed ja kes sinna siis selle mahemee müüki viibivad. Ma küsisin, et kui nad nüüd selle mee seal viivad Tervostele ja seal nii-öelda hulgi müügina maha müüvad, kui palju selle eest saavad. Nagu te mäletate, eile oli juttu, et see võiks olla kuskil 6,5–7. Nüüd nemad saavad 7 või 8 eurot. See nähtavasti sõltub sellest, kuidas see mee saak paras juba on ja see on suhteliselt hea hind hulgi hinnaga. Lisaks sellele hulgimüügile Tervostele nad siis muidugi müüvad ka koha peal natukene kodust koos marjadega. Peale selle on siin lähedal üks selline käsitöökaupade kohaliku toodangu väike kauplus, mille kaudu müüakse natuke. Ja siis Joensuus samuti, Joensuus on müügi nende mesi. Nii et siis marjamüügi osas mustõstast valdav osa, kuna mustõsta põld on palju, mustõstale valdavalt tööstusele otse, natuke ka võib-olla kodumüüki, aga maasika osas on siis niimoodi, et kolmandik läheb, ütleme, tööstusmüüki, umbes 4 on selline, mida ise tulevad inimesed korjavad, saavad sodavamast selle marja endale ja kõik siis ülejäänud, see jääb siis kodumüügiks. Musta sõstad korjatakse käsitsi vähe, enamasti kombainiga ja see on niimoodi, et paari tunniga hektar, päris toimekas see kombaini korjamine. Kiitos ja siirry.
Kiitos paljon. Nii, siin on plakstimise käest. Täname praegu vastuvõtjaid. Täname ja väikestele lastele palun. Seal on väga palju lapsi. No olisi kiva nähdä. Eikö se on, mä teen kiropraktiikka ja hermorata hieron. Selvä. Se on mun praktiikka. Niin, että poika 8 esindys tegelikult. Ja Tommi on suorittanut, meidän poikani Joensuussa mehiläishoitajan ammattitutkin. Joensuu ammatikoolis on tema poika ka mesindusala lõpetanud. Ja ta 8 linna mesindus peavad, et linna mesilaid hooldavad. Kogu on siin linnusala või selle kinnusaladel on 6 peret. Ahaa, ühesõnaga Raekoja ja Rõdul on üks pere neil. Joo, kaupunki ostaa sen hunajan kaikki. Ja siis linn ostab see mee neilt ära ja siis ilmselt on suveniir ja mesi, eks mida saab müüa ja pakkuda, kinkida, mis kõik. Seal on Lappeenranna Tehnikaülikool, sealt hakkavad taga, kännakute taga, nendel on seal ka veel oma mesida. Ja ülikool ostab kõik seal su mee ära ja on see nende promomesi nähtav. Muuseas, kõrvale võikena Tallinnas Tehnikaülikooli on Nektori on, eks ole, teaduskeskus, selle katusel on ka 2-3 mesilast peret ja nemad omakorda promovad oma selle meega ennast. Tää on Lappeenrannan linnoitus, täällä on meidän poika Tommi. No terve Tommi. Joo. Oletko sinä se villimies? Joo, kyllä. Nõukogude ajal siin kaitse-ehitusel, siin oli garnison ja need on sellest ajast ehitused siin. 1860 on siis see ehitatud ja see on nende kodukoht siis ja ühtes on see tema kiropraktika ja muu selline koht. Kokku on 60 mesilast peret on meil. Nii et nendest osa peredest on siis viidud tolmeldama maasikapõldudele nii-öelda siis tolmeldamisteenust, mille pealt makstakse. Tolmeldamisteenus Soomes on olemas, saab teha lepingu Mesinike Liidu kaudu näiteks ütleme ja siis saada ka sellest raha. Need on maasika ja siis on vaarika ja põllud ja muuseas ka ja köömne. Muuseas Soome on köömne maailma toodangust toodab 30% umbes. Ja kõik need tolmeldamisteenused on riigi poolt toetatud ja makstakse selle põllumehele siis 500 € toetust. No osa on Euroopa toetus, osa on riigi toetus ja selle arvet omanikult osa saab ta maksta mesinikul siis selleks teenuse tasuks. See on 200 € ühe mesiast pere kohta. Pluss veel natukene meesaaki ka ja ei ole paha nagu. Siit jos sulla on jo 50. Nii et kui on jah 50 mesilast peret ja 200 igalt ühes on 10 000 nagu aasta tulu ja ei ole paha, eks ju. Tolmeldamiselt üksi. Muuseas, USA's on sama lugu, et seal on ka paljud mesinikud orienteeruvad tolmeldamise eelkõige, mis avastab põhitulu ja mesi on nende jaoks ainult tüliks, et seda peab võtma, koguma ja müüma. Tuulime kyllä lounata. Videotellissa. Selle sama ahkalisse tõrje vahend, mida te olete umbes näinud, eks ole. Alt tuleb välja ja ülevet läheb sisse. Et efekt on tõesti väga kõva, et eelmise aastal kui viimane ka nendel maasikakasvatajad ei olnud ahkalitanud marju. 2014. aastal nad algusest peale tegelikult suhteliselt värske lugu. Tommi sai selle õppekoolituse nii-öelda ja jooks samuti uuris asja veel ise ja niimoodi on nad siis niimoodi perekonna ettevõtlusena 8 teevad põhiliselt. Mersu Vurr Saksamaalt pärit 6 pöördkorviline poolautomaat, eks ole. Neil on praegu on see lahti kannetamine käib selle mesimestarist ehk Juhan Uuter on toodud see auruga köötav see viilkoorja, kus tahaks nimetada. Se on hirmu hyvä. Tõenäoliselt nendel on oma bränd ja see bränd töötab, eks ole, oma mesi nii-öelda ja siis juba nad saanud kohalikke suurkaupust sisse ka. Nii et selles mõttes laiendamise ruumiga tootmise poole pealt on. Ja ühesõnaga ta on natuke skeptiline selles termini suhtes, et see mahemesi, et kui ikka ümbrus on puhas, siis pole vahet miskit. Mesi on ikka hea. No, vaatame seda flow hive süsteemi, siis seda, kust võib otse siis lasta kraaniga nii. Et ta üritas ta oma aasta juba sellega toimetada, aga sattus hull pere, nagu ütleb, et 2 korda pani punuma. Süsteemi on koduna käib. No ja. Nää on nyt ampiais. Nää ei ole mehillä. Sitten se tänne laitetaan kraana ja hunaja tulee sieltä ulos. Ja siis loomulikult see mesi valgub alla ja tuleb sieltä torusta välja kraanista.
niisama lihtsalt se käib, se vaha ja niin eteenpäin. Miten siis sen jälkeen, kun se on saatu pois? No sit. Ei näitä sanotkaan sitten. Ja näet selle võtmega keerad nüüd nihkesse, eks ole. Se on tiukka, kun se on sitä pitää vaan... Vahaga ta on kinni pandud seda pealt murdma pisut. Tuleb värskem, siis läheb nii. Nyt lykkas natukene lahti. Sitten kohta rupeaa tulemaan hunaja. Ja nyt se hakkab siis Mutta ei tästä juuri, tää on tyhjä. Tää ei tarvitse lisää laatikoita päälle, koska tarkoitus on, että sitä mukaan kun sitä tulee, niin se lasketaan pois. Mutta se pesä. Pesä on siis... Täällä on emo ja täällä on sikiö. Niin, se tavapäräinen taruosa on siis kall, kun sä kasvattamaan. Täällä on sulkuristikko välissä. Ja siellä on vahepeal see maaeraldusvõre. Nii et tegelikult see on nagu meie magasin, sinne isemoodi meie magasin üleval tausta kassettidega. Ja tää toimii kyllä. Tää maksaa 500–600 euroa. Ühesõnaga, kui on kiiresti kristalliseeruv mesina, kui on rapsimesi näiteks, ja kui ta sinna kristalliseerub, siis on jaa ajas. Need tuleb kiiresti välja võtta. Asessorina välja jälle, et kuivakseks. Siis kui ta on kristalliseerunud, siis ei saa muul moel, kui pead kas ta kuumaks mees näiteks ütleb. Need on küllalt paksud kärjed, need 3 kilomeetrit ühest sellisest kärjest tuli välja. Selles konteineris kuuma veega siis, ja siis sukkerpumpaga teevad siis selle suhkrulahuse. Ühesõnaga, nad saavad hunajuhtumalt või ka mõnelt teiselt tellida selle suhkrulahust ja siis see on muidugi kallim. Ma arvan, et see on liitri hind on kuskil ligi 1,5 eurot võib-olla ehk või. Aga ta on teisest küljest muidugi valmis lahus ja mässamist on tal vähem. See on samamoodi, et nagu meil mõned ka seda invert sööta. No, meillä on toi ukrainialainen ja tuolla takana on 2 raanialaista, nämä muut on pukvastit. Pukvastit ka, jah, ülejäänud, jah. Need on nüüd kraaniamad ja pidavad olema aktiivsed ja võib-olla natuke agressiivsed. No võib-olla. Toisite meili sööda, selvä. Vaat näed, see on see söödanõud on nüüd, eks ole. Augud on sees, eks ole. Tämä on halpa ja hyvä. Hyvin monta reikiä on teillä se. Nii et praeguseks on siis 2 korda 10 liitrini antud, eks ole. Nüüd ta peab natukene pausi, see on selleks, et lõplikult kinni ei söödaks, et siis võib-olla see temal mõneme suumikka jääks. Nii et viimane, päris viimane antaks siis se riippuu minkälainen ilma. Teises pooles söötmine. See sõltub ilmastikust, eks ole. Ja ühesõnaga siis see obrikaapi suhkrulause tilgutamine, see on siis novembris, aga millegi sõltuvalt ilmast, algus, keskel, lõpus. Siis peab haua olema kõik väljas, eks ole. Et esimene korda te pannud tümooli peale, veel teisel korral, nagu ka mõni teine meslik, eks pannud tümooli ribad peale, ta ise ei valmista, et ostab valmis kujul. Hunajuhtuma valmistab neid ise ja samuti nuuder ja paljud teised. Se on sama kuin nuuterolla. Nuuderot samuti osa on ostetud siis, jah. Ta ütleb, et osa mett nüüd on rohkem kui vaja, on ise müüa ei suuda kõik, et ta müüb hunajuhtumale, aga see hind pole suurt asi, et alla 6 euro, aga lõplik hind selgub alles nüüd sügisel. Nii et kui ta kauplustes siin nendes kettidesse annab, siis 12 või nõnda eurot, see on see... Ja siihen tulee sit arvonlisävero päälle. Käibemaksuta hind siis, eks ole, käibemaksu osa lisandub juurde sinna. Kuulsite, 24 eurot hakkas kõrvu, kilo hind, kui ta... Mutta se on accidents hunajaa silloin erikoista. Turul myyvät ise otse, eks ole. Otas kansikuusen hunajanauha ja ottakaa siitä haarukat ja veitset tästä. Ühesõnaga, kui tehakse need lapid ise, siis samuti, eks ole, selles vesivannis sulatud üles tümool ja siis see ta on sula, natuke aega, siis pannakse selle veteks lapi peale ja pärast ta sinna ta tahkestub ära uuesti jälle. 4 inimest mahub korraga vuriruumi. Se on allkandris. Hyvä Vinko ja hyvät ohjelmat. Tässä on kato se ohjelmakeskus. Sä saat valita sellaisen, rakentaa semmoisen ohjelman. Kuinka monta eri ohjelmaa on standard? 3. 3, jah. 3 eri ohjelmaa. Ja sä voit muuttaa kierrosaikaa, linkousaikaa ja sit sä voit laittaa toisen ohjelman valita. Ja siinä on siis 3 eri standardprogrammia, tällaisella on käsijuhtumisen malliskaa. Ja voi rakentaa itse sellaisen ohjelman kuin haluaa. Nii et 2 laatikko korpust jääb talveks neil siis Ferrari mõõtmetega. Mutta jos on lankstotit, siis 1 tai 2. No, yldiselt kui on lankstot kärjed, siis ta jätab 1 peale, kuigi teised jätavad 2 korpuse peale, aga ta on 1 peale jätab. Aurogenerator, sellega siis kuumutab, eks ole. Ja hirmu nopea, siis näin. Jaa.
Vähän pidemmällekin siitä. Kasutada siis seda demooli ja sipelkappet. Nii et mesilas emade hukkasaamist sipelkappe läbi pole pannud tähele. No, sama süsteem on, et see sipelkapp on ka imetatud see lina või on siis seal kilekotis, siis läheb peale tahiga. Kiitos teille. Kiva, kun kävitte. Kiitos. Kas kyllä me seda vaatasin. Kyllä. Aga siis on siin niimoodi, et kella 7 hommikul saab süüa, nagu ikkagi. Täna õhtul võite minna sauna. Sauna on kella 8:22, et pool 10 tuleb siia kohaliku seltsi siis esimees. Aga mis seal kõrval on, kas äkki seal ei saa istuda või? Seal on juba roomasaali. Vaade vasakule, siin ongi see, aga sel aastal sutsu väiksem, aga päris ilusad need. Me vaatame, kus bussi saame seisma panna, siis saame pildistama minna. Ei pea lennuga. Seda on siin veits rohkem. Nii. On küll, see on kohalik politsei ratsad on kõik. Kas kõigil on naabrid olemas? Vaade vasakule siin näete siit Lappeenranda jahisadamat. Ja siin tuleb palju üritusi täna õhtul ei tule. Mis Allu siin laulab täna? Augustikuu viimane nädalavahetus on tavapäraselt ka Lappeenrandas festivalide aeg.
ja seoses selle festivali toimumisega olidki siin hotellide hinnad esiteks hüppeliselt laes ja vabu kohti praktiliselt ei olnud. Siit saab muidugi laevaga minna sinna samale. Siin on, ütleme, et salapraat on suured pisad. Siin vist... No lähme edasi. See saab seal karsi. Vaata, kus on võtteid. Siin käib lastades. See on võttes kaasa, see on üks koht. See oli sest. Siin ei pane mõttes, et kuidas on õhtu need kummid kasutatud. Tegime selle vea maitsed ja seda paremuse selle lõpuga viskumi tagant. No niitähän on eksoottisesti joitakin jossakin katolla. Ülevaated, mismoodi Kotkakandis mesindusega on ja mesinike seltsiga, siis tema on see mesinike seltsi juhatuse esimees ja kaasas on ka sekretär. Nüüd me kuuleme, mismoodi mesinikud on organiseeritud siin ja mida tehakse üheskoos. Ole hyvä! Tervetuloa Kotkaan ja huomata kaikille. Mukava nähdä teidät täällä. Oikein sydämestä tervetuloa. No niin, tervitatud kõik. Kotka piirkonna mesi, kuidas see maitseb, seal on nii mesi kui lusikad, millega saab siis väikese praktilise kogemuse ja ülevaate asjast. No alguseks ajaloost, sest kõik algas ju kunagi. Nii et 1917. 9. see on siis detsember ehk natuke kuu aega hiljem, kui loodi Soome Mesinike Liit, on ta siis alustatud. Nii et neil on korralik arhiiv ja see asutamisprotokoll on seal täiesti olemas. Kuni siis sõjani, kuni 40. aastani, 39. aastani jätkus töö päris aktiivselt ja kümneid mesinikke ümberringi oli ka probleemi, oli mesilashaigusi, mineralissairaks oli esikudele mäda ja tämmasta löödu siis jah, oli üks angelmarksi. Nii et tõepoolest möödus 30. tuli neile Ameerika mädaikku küllalt palju, samal ajal hakkas ta Eestis muuseas kreemima ja siis tuli sõda peale sõja ajal palju mesilasperesid sai otsa, aga mesinikke mõnedki jäid sõtta, nii et siis mesindus mõnevara vähenes, sõja järel oli see veidi madalamal tasemel. Pärast sõda oli üldiselt toiduainete nappus, magusainest eriti, eks ole, ja see mõjutas seda, et uhi mesinduse kui võimaliku sellise toidu saamise viisi vastu tõusis ja mesinike arv kasvas ka suhteliselt kiiresti. Nüüd mõne aja pärast tekkis väike pereheitmine, Kouvalasse tekkis omaette selts ja sinna läks, oli see 37 või, mesinikku läks siit sellest seltsist üle, nii selle võrra selle Kümmenlaakso või siis Kotka seltsi liikmeskond veidi vähenes. Mesinikel on ikka sageli olnud nagu erinevaid lähenemisi, erinevaid arvamusi ja erinevaid hinnanguid ja siin 1965 oli see aasta vist, kui päädis see sellega, et hakkasid eraldi koos käima kutselised mesinikud ja siis harrastusmesinikud ja moodustasid omaette seltsid. Ja selle tulemusel jälle siis sellest piirkonnikust seltsist 7 liiget läks ära. Selle seltsi valdavaks tegevusvaldkonnaks sai harrastusmesindus. Läksid siis selle kutselist jõude. See oli põhjustatud sellest, et Soomes tervikuna tekkis kutseliste mesinike liit ja endisest mesinike liidust sai nagu tinglikult harrastajate liit. Mõne aja pärast siiski selgus mesinike nende erinevate organisatsioonide kasulikum teha koostööd, 1984 oli see või mis. Nad ühinesid Soome tasemel, Soome mesinike liit ja Soome kutseliste mesinike liit ühinesid ühiseks Soome mesinike liiduks. Ja sama juhtus ka siin siis, et see Kümmenlaakso piirkonnas taas Havina kutselised ühinesid selle Kümmenlaakso mesinike seltsiga. 2010 siis Kouvalos oli ka omaette selts tükk aega, aga siis selgus, et nende liikmeskond hakkas vähenema, vananesid inimesed ja edasi ja siis nad ostasid, et okei, nad liituvad taas kord Kümmenlaaksoga ja tulid tagasi ema koju ehk Kümmenlaakso võttis selle sama piirkondliku määra enda hallata, nagu ta oli päris algus olnud. Soome mesinike liiduga liitus Kümmenlaakso mesinike selts kohe algusest 1917
See Kymenlaakso mesinike selts on Soome vanim tegelikult seltsidest piirkondlikest ja kui tal oli 100 aasta juubel nüüd, siis ka Soome president Niinistö hindas seda kui väga tähtsat sündmust, sellist ajaloolist ja saatis oma õnnitlused, kus ta siin märkis ära nii selle seltsi tegevuse väärtuslikkuse kui ka siis selle mesinduse tervikliku väärtuse keskkonna ja riigi ja nii edasi, riigirikkuse ja kõige muu jaoks. See on omal kombel sarnane sellele, kuidas meie president ka, kui ta sõna võtab ja mesindusest juttu võtta, see väga kiidab nii oma mesila baasil kui ka. See on selline enestunde küsimus ja tekitab uhkustunnet Kymenlaaksolastele, et president õnnitles nende seltsi 100 aasta juubeli puhul, aga kui Soome Mesinike Liidule 100 aasta juubeli, siis president otse õnnitlust ei saatnud liidule. Nii et nad hindavad seda tugeva märgina, kuivõrd tunnustate nüüd niimoodi nende seltsi. Nii et selle tumeda joone sisene ala on praegu selle liikmeskonna piirkond 110 kilomeetrit ühtepidi ja teistpidi 70 kilomeetrit, nii et üsnagi suur. Seal see vasakpoolne serv, seal jutt oli Loviisast, eks ole. Loviisas on nende aatomijaam ka ütles, eks ole, aga väga head mets saadakse. Osmo ise elab siin Kotkas ja samal ajal nende seltsi keskus on sealt pisut põhja poole kohas, mille nimi mulle meelde jäänud. Ja ta on Soome Mesinike Liidu liikmed ja Soome Mesinike Liidu aastakoosolekud, nõnda ütelda pannakse kokku esindajate baasil ja esindajateks on siis igast seltsist 1-25 liikme kohta. Toimub 2 aasta koosoleku kevad ja sügisel ja need on siis need, kus juhatus annab aru ja kus liikmeskond teeb oma ettepanekud ja soovitusi ja määrab kurssi. Sügiskoosolekutel valitakse siis juhatuse liikmed 8 aastaks, seal valitakse siis juhatuse esimees ja 8 liiget. Ja toimub rotatsioon, nii et see valitakse 8 aastaks, aga iga aasta 4 vahetakse välja, valitakse uued, nii et selline vooru kaupa valik toimub, et toimuks pidev rotatsioon. Iga aasta 4 valitakse uued jälle, järgmised 4 uued ja nii edasi. Selline roteeru süsteem, mitte korraga terve juhatus, vaid poole tiiklid. Juhatuse koosolekuid on 4-6 korda aastas vastavalt vajadusele, arutatakse kõiki tarvilikke asju, ainus mida selle arutada ei saa, on selle seltsi lõpetamine. Selle peab üldkoosolek, peaks üldkoosolek otsustama, kui see otsus peaks olema. Aga kõiki muid seltsi tegevuses olulisi küsimusi arutatakse ja otsustatakse. See on väga suur, on 58 üksikliiget ja 8 liigeperet. 2460 liiget on Soome Mesinike Liidus üldse ja peale selle arvatakse, et peale selle on mitteliikmeid veel kusagil võib-olla 500 või. Siin see seltsi liikmemaks on 200 eurot aastas. See kulub siis selleks, et saaks tehtud tarvilikud tööd, formaalsed sekretäri tööd, samuti koosolekutega seotud võib-olla kulutused, näiteks ruumide rent ja muu selline. See on oma seltsi töö huvides kasutatav summa, mis koguneb nii, see 20 eurost. Soome Mesinike Liidu liikmemaks sel aastal on 53 eurot aastas ja see on siis sisaldab ka selle mehiläislehte, selle mesinike lehe saamist näiteks ja kogumine käib nõndamoodi, et kohalik selts kogub antud juhul siis 73 eurot seda maksu, millest 53 saadetakse edasi Mesinike Liitu. Sisaldab siis jah, nagu ma ütlen, seda Mesinike Liidu ajakirja saamist, mis ilmub iga 6 numbrit ilmub kokku neid aastas. Ja peale selle on siis osavõtt nendest üritustest, mida Mesinike Liit korraldab tasuta liikmetele. Peale selle on seal veel vastutuskindlustus ka. Ja see tähendab seda, et kui näiteks selle Soome Mesinike Liidu liikme mesilased nõelavad kedagi, juhtub mingi kahju, mis tuleb hüvitada, siis hüvitab selle kindlustusfirma selle vastutuskindlustuse tõttu. Üks näide oli, kellegi nõelati tõukoer surnuks, vastutuskindlus maksis selle kinni. Tõsi küll, see oli mesiniku naaber ja nad nii pool aastat suurt ei rääkinud omavahel, aga pärast hakkasid rääkima jälle. See on nüüd selline meie promo arendamise raha, mis koguneb nõnda, et iga talitud mesilaspere kohta maksab iga liige veel lisaks 1 euro. Ja see läheb siis sellise keskfondi, nendel on seal Mesinike Liidu juures kontoris ametis kogu üks inimene, kes tegeleb siis meie promoga, ürituste korraldamisega ja nii edasi, nii et selle meie turu arendamiseks, meie kvaliteedi kontrolliks, hindamiseks ja nii edasi. See number on muidugi niimoodi, peaks olema seotud tegelike mesilasperede arvuga. Soomest on Osmo, mis mööda 55 000 mesilasperet, seega peaks kogunema 55 000 eurot, aga tegelikult koguneb vähem, sest et see on enesetunde küsimus, kui palju tegelikult iga mesinik deklareerib, et tal on olnud ja kui palju tema raha maksab siis.
Need on ka siis peale selle nii-öelda pereliikmed ehk võiks olla toetajaliikmed, kes on küll selle ühenduse liikmed, aga kellel koosolekul hääleõigust pole ja nad on nagu sellised lihtsalt kaasatulijad, kaasteelised ja maksavad 2 eurot aastas siis sellist maksu. Nendel on kõik liikmed, nii juhatuse esimees kui juhatuse liikmed töötavad tasuta ühiskondliku aktiivsuse korras, mingit palka ei saa. Põhimõtteliselt on nende üldkoosolek otsustanud, et kui on transpordikulud, ütleme näiteks koosolekute kokkusõitmised, siis on õigus juhatuse liikmetele transpordikulu kinni maksta, aga nad kunagi ei õigesti küsinud, on teinud seda talgutöö korras. Sellised põhiasjad, mis selle siinse mesindusega võiksid meil huvi pakkuda, et mesindus Kümenlaaksoalal, siis käesoleva aasta ja siis need saagitunded, tundmused ja meie hind, need 3 asja, millest nüüd juttu tuleb siis. Ja tema vastus on selline, et jah, Soomes register on, aga registreerimine on tungivalt soovituslik, aga mitte kohustuslik, eks ole. Ja selle tõttu ka paljud ei ole sinna registreerunud ja mis on põhjus Soomes on eraomandi puutumatuse põhimõtted tõstetud esiplaanile, et kui on selline kaardistatud materjal, keegi võib seda väärkasutada, ütleme näiteks, ja need andmed, mis on, need on väga ainult ametkondlikult kasutatavad, meil on ju mesilate kaart avalik, aga neil ei ole. Et kui see kaart siin mõne piirkonnaga tegelikult on olemas, eks ole, siis see on ametnike jaoks nähtav, aga mesingud seda näha ei saa. Nii et jah, see on eraomandi puutumatuse ja selle võimaliku riive vältimiseks. Siin on nüüd 2 informatsiooni, üks viimane ots oli see, et üldiselt mesingud, kelle alla 10 mesilaspere on, need ennast sinna ei pane kuhu kirja, aga teine külg on see, et Soomes makstakse mesilasperede pidamise toetust ja need, kes seda toetust taotlevad ja vastavad tingimustele, nemad peavad olema registreeritud. Aga jälle see register on kinnine, seda ei näe teised mesinikud, eks ole. Nii et see on nagu kontrollitav, et kas ta on toetuskõlbulik. Aga mitmest perest alates nad saavad? Kui ka Mandarilis oli see minimäära mehile sekundi, et ta saadab teda tugea. Oliks see nüüd 15? See 15 on. 15 peret, see on nagu meil on see, eks ole, väiksemahulise tootmise piir ka Eestis. Nii et 15 perest alates võib taotleda. Nagu tüüpiline elamusmesinik on väikemesinikud, kellel on lihtsalt harrustusega tegemist, mõned pered alla 10 ja nendel on siis natukene on ka neid, kelle perede arv on seal kuni 100-ni, tõenäoliselt 50, kes on nii-öelda mingi muu tegevuse kõrvalt, võib-olla hakkas marjade kasvatuse kõrvalt või töötab koolis näiteks või ja üks on siis selline, keda võiks nimetada profiks, kellel on umbes 200 peret. Enamasti on esindus on selline nii-öelda kaastegevus muu maa tegevusega või mingi muu ka riigitööga või ja see tähendab ikka kaarastuse tasemel või ka teatud määral lisatulu saamiseks. Võiks öelda, ei ole oma varustatust meiega, see tähendab, et oma toodetud mesi ei katta ära kogu tarvitamist, mis on, et tuleb sisse ka mujalt. See meie liikumine on üsna mitme, müüakse hulgi ostetele, müüakse hunajuhtumele pakib, võib-olla seda mett tuleb siia pärast tagasi poodidesse, ütleme näiteks. Nii et see meie liikumine on mitut pidi. Nii et umbes jah, 6-70% on see, mis läheb otse kontaktis mesinikult siis sellele ostjale, kas ta kodust müüb või mingi turu kaudu näiteks, aga kindla mesiniku mesi. Ja siis võib-olla 30-40% on see, mis läheb siis kas läbi hunajuhtume või läheb sellise hulgimüügi kaudu läheb liikuma mesi. Meie saakide kohta 2016 oli katastroof, nagu ta ütles, eks meil veel hästi kehv meie aasta. 2017 oli mõnevõrra parem, aga 2018 on olnud parem kui möödunud 2 aastat. Aga siiski elades siin Kotkakandis on tundutav kesine, sest just siin mere ääres on huvitaval kombel see kuivus saanud eriti tunda, siin pole saagid suurt asjad olnud, sisemaal on pisut parem. Nii et keskmine või natuke alla keskmise tundub see saak olevat siin kandis tänavu. Nii 40 kilo on keskmine saak ehk tänavu. Nagu ütleme, et Soome läbi aastate keskmine saak oli mõni aasta tagasi, läbi 10 aasta oli 37,5 kilo oli. Kogu Soome kohta ka põhja, eks ole. Tänavugi on nii, et mõni kilomeeter vahet olla ja saagis on ka oluline vahe. Üks põhjust arvab selles, et mõneks kohast läksid vihmaavad kenasti üle õigel ajal ja taimed kasvasid ja normaalne nektareeritus, aga mõneks kohast ei läinud. Naabritel Kesk- ja Põhja-Soomes on tunduvalt rohkem on tulnud sademeid ja seal on head saagid, meie saagid on head seal. Eelmisel aastal oli 5,86 eurot oli käibemaksuta hind, hulgi hind, millega müüdi hunajuhtumele ja mesimeesterile, Juha Nuuderale, eks ole, kes pakendab seda saaki. Tänavu aasta ei ole veel lõplikult välja kujunenud, aga arvatakse, et ta võib natukene vajuda, sest mett on tegelikult rohkem kui eelmine aasta oli.
Kui ta nüüd turul käis vaatamas, mis hinnad on, siis ütleme kohalikud mesinikud müüvad umbes nõndamoodi, et see poolekilone purk on siis seal, see oli siis 5 eurot, 2 purki on 10 eurot ja 3 purki on ka 10 eurot. Et see nagu soodne. Nii et nagu ta ütles, Soomes on kuskil 3000 tonni umbes kulutakse aastas mett ära, süüakse ja sellest oma toodang on 1500 tonni, tegelikult mõnel aastal natuke rohkem ka. Nii et see impordi osa on neil jämedalt kuskil 50%, 40-50%. Venemaalt toodud ja Venemaa meie sildi all müüdavat mett siin näha pole. Ilmselt see läheb küll niimoodi, et ta läheb võib-olla kettidesse, kus ta on segatud teiste meega. See on Euroopa Liidu reeglite kohaselt, kus siis purgil on märgistused toodetud Euroopa Liidu maades ja väljaspool Euroopa Liitu ja segatud, eks ole. Sellise meena on teda siin. Puhtalt vene meena nagu müügil pole. Tähendab, Soomes on kujunenud läbi aastakümnete välja see plastpurkide kasutamise praktika ja nad ei ole väga suurt vahet teinud klaasi ja plasti vahel, aga klaasi võetakse ka natuke eksklusiivselt. Klaaspurkides müüdav mesi nagu on selline hinnatavam, ta hind on ka tavaliselt kõrgem, aga massimüük kaubanduskettis ja on valdavalt just nimelt plastpurkides ja need plastpurgid on tänapäeval, kui on see nii-öelda kodulähedane mesi ja nii edasi, mida siin propageeritakse, on ka plastpurkides. Kuigi võiks arvata, et see on väärtuslikum, on klaaspurkides. Nii et plast on neil väga hinnatud, aga Euroopa mõnes maas plast ei kõlba kuhugi. Nii et see on riiklik traditsioon või kohapealne traditsioon, kuhu need välja vahet ei ole. Tegelikult mõlemapoolne suhtumine on nagu ta kaldub vist plasti poole, siis kõigepealt see mesinik. Tema jaoks, kui ta ostab need plastpurgid, need on hästi paigutatavad, laadustavad, võtavad vähe ruumi üksteise sees, eks ole. Peale selle, nendel on juba etikett on peale trükitud, annab kogu see informatsioon, mis vajalik, jääb ära kleepimine, etiketi kleepimine ja peale selle pole ta kukkumisõrn, ta on odavam. Ja tarvitaja poole pealt on jälle sama lugu, et ta sööb selle plastpurgi tühjaks, utiliseerib, ta viskab prügikosti või ma ei tea, võib-olla mingi süsteemi. Klaaspurk läheb, klaas läheb üldiselt taaskasutusse, eks ole, see on vähe keerukam. Nii et need on nagu tema argumendid, miks plast on populaarsem ja klaasi nii väga ei peeta tähtsaks. 7,95 maksab 45-grammine purk, ütleme kaubanduses, see on selline hind välja kujunenud, hind on mesinikule üldiselt tähtis, aga samal on ta ostjale tähtis. Aga see on selline suhteliselt stabiilne asi ja kõikumised üles valla ei olegi nagu, need peavad olema põhjendatud millegagi väga. Ühel pool on pakkumine, teisel pool on ostuvõime ja soov osta. See mee hind on tegelikult, ei ole väga oluline tarbijale, sest keskmine mee tarve on 0,6 kilo aastaks ole. No ütleme see 450 grammine purk, okei, pere peale ostavad teise purki veel ja ongi nagu iga ühe jaoks mesi saadud. Nii et see hind võrreldes tavatoiduga või see raha kulutus on tegelikult väike. Kui aga muidugi on peres on selline suur mee tarvitamine, võib-olla mitte 1 purk aastas, vaid 100 purki aastas, siis hakkab hind mängima teatud rolli. Ja siin hakkab mängima rolli hinna kõrval kvaliteet ja siin see kvaliteedi ja kodumaisuse vahel on tugev sidelamelikult. Ühesõnaga see hinna teema on keerukas, kuidas ta välja kujuneb, aga Soomes tundub nõnda, et kui võrrelda keskmise sissetulekuid ja mee hinda, siis on mee hind teiste Euroopa maadega võrreldes madala poole, et võiks olla kõrgem, aga nüüd on välja kujunenud. Ja siin ei anna midagi väga mesinikel ka muuta, mida ma ise küll arvaks kõrval, et mesiniku ülesanne on mitte hinda alla lüüa nõnda ütelda või turgu rikkuda, eks ole. On ka Eestis on nõndamoodi, et püütakse kiiresti lahti saada. Veel üks asjaolu Eestis ja paljudes maades ka nii, et turuhind on tegelikult odavam kui näiteks kaubanduse hind. Soomes võib olla see lausa vastupidi mõnikord. 2-30 senti purgi kohta on siis mahemee hind kõrgem. No eks ta keskelt läbi ikka 10% arvatakse, no jah. Nii et siin nagu, eks ole, see piirkond on juba rohkem põllumajanduspiirkond, rohkem tööstuspiirkond. Mahemesinduse juures suurtes teedes peaks olema eemal, eks ole, tööstust tohi lähedal olla, samal ajal tähendab sellist intensiivpõllumajandust ei tohiks lähedal olla, siin on raskem leida kohta, kui üldse saaks mahemesindust pidada. Et siin ei ole see populaarne, nad ei teadust seda probleemi üldse väga. Karjalas oli see levinud, sest seal ei ole neid kitsendavad asjaolus nii palju. Ja seal ta andis 10% kõrgemat hinda, 16 euro kilo, see oli väärt hind, eks ole, näiteks. Kui võrrelda sellega, mis siin saadakse, ütleme 10 eurot kilo. Jätkuvalt on 20-30 senti purgil. No vaat. Nii et see on põhjus, miks siin seda väga ei arutata üldse see mahemesindust. Jah, paar-kolm siin piirkonnas on mahemee tootjad, aga jah, seal ida pool oli need rohkem ja tõepoolest ma tean Soome Mesinikliidu andmetel ka. Lääne osas on suht vähe, tihe põllumajandus, eks ole, ja teisest küljest
ka mesilashaigused ja nende tõrjeteemad näiteks, sest seal on päris tõsiselt on piiritletud, mismoodi haigus tohiks tõrjuda, mismoodi mitte. Emade teema näiteks Eestis on nii, et tiiva lõikamist tuleb teha, eks ole. Vaha põhja teema, mahevaha, see on probleem olnud. Nii et on asjad, mis teevad elu kitsamaks, kui tahad olla mahemesi. Ja kui sa arvestad juurde 20-37 kilo kohta, siis ei tasus ära lihtsalt. Jutt on sellest platsimaksuks nii-öelda, aga teine asi on see, et põhimõtteliselt on nendel, nagu ta ütles, 8000 eurot on maksuvaba, ma saan aru põllumajandustulu, eks ole. Aga siis peaks ikkagi, raamatupidamise alusel ei peaks maksma tulumaksu siiski riigile. Siis tehakse aasta lõpus tasa arveldus, vaadaks, palju sa tulumaksu oled maksnud ja mis sul tagasi makstakse, palju juurde talle maksa. No ja, see on nõndamoodi, et tegelikult üle 8000, nagu tema aru saab on ümber, siis peaks nagu käibemaksu kohuseks hakkama. Meil on see piir uue määraga, palju see on nüüd? 40 000, varem oli ta 16 000 oli jah. Nii et meil on tegelikult see määr on palju kõrgem, kus peaks hakkama käibemaksu kohuseks. Ja meil on maksuvabastus väiksem, kui neil on ja samal ajal meie maksuvabastus on praegu, mis ta on 26 000 või 2600 mingi, mis ta on põllumajandustootmiste maksuvaba praegu, tulumaksuvaba. Toome meediaski käib see arutelu ja räägitakse tõepoolest mikroplastidest, mida seal plastpakenditest võib eraldada, need plastkottide vastane teema käib, eks ole, kilekottide vastane teema ja samal ajal on erinevused maati, ta siin tõi näite, üks toode Soomes peab olema klaaspurgis, samal ajal Norras on ta plastis näiteks. Norras mesi, kanarpikku mesi oli näiteks Beckburgis, tippkop mesi, parim enne 3 aasta vältel näiteks. Nii et see on maati üsnagi erinev tegelikult. Klaaspurgis on üldiselt ka väljamüügi hinnad on kõrgemad, kui sealt taandada kilohinnale. Ja väiksemad pakendid seal, paar 100 grammi, nagu ta siin tõi näite, väike pakend, kui me sealt kilohinda rehkendame, tuleb hästi kõrge, müüakse suhteliselt kõrge hinna juures, ta on omal kombel nagu siuke isemoodi eksklusiivne ost, mida tarbija teeb, teades, et ta maksab rohkem, aga saab klaasis omal asja. Nii et see on tegelikult tarbija silmis kinni, kumba tema eelistab ja kui tarbija hakkaks ütlema, et tema tahab klaasi, küll siis plast kaoks. Aga tarbija siiamaani väga on harjunud plastiga, paljude toiduainete pakendina ja ka meiega. Voit sitten tunnistautua tänne. Mä olen niin kuin apulaisjäsenen. Joo, tervetuloa aina käymään täällä. Moi, kiitos. Oi, kiitos. Kiitos. Teeme hästi kiiresti tubadest, et siis tuleb täna ja siis kohe bussiga ja siis läheme siis mesilaseks. Väga tore. No nii, siis on. Läheme nagu turistid kohe pildistama. Tore. Oliko sä Eestin mehiläishoitajan hallituksen jäsen? Tervetuloa. Terveistä. Virolaiset heimoveljemme ja mehiläishoitajat. Talon puolesta toivotan teidät tervetulleeksi. Maja poolt siis tervistus kõigile. Majaema on ta ettevalmistust teinud ja eile õunukorja teinud õunavahla ja see on siin ettevalmistatud niimoodi õunot ka laual. Nii et need klaasid, mis seal on, nii millest jooma hakata, iga klaasi all on üks selline paber. Muistakaa ottaa se lappu. Ja pärast lõpuks siis on võimalik õnnelikkel saada siis meie purk kaasa. Kohalikku. 1937 tema vanemad selle koha endale said siin ja tema nüüd jätkab siin siis seda majapidamist. Ja mesilased tulid nii, et praeguseks on 40 aastat siin olnud, alguses ei olnud. 55 aastat abielus ja varsti saab 55 täis.
1980 see oli 8 paiku mindi kursele, et oleks ju põnev, aga ei olnud aimugi, et see asi võib niisugune töömahuga olla nii keerukas. No vot, töölt tulles järgmine töö juba Süleman puu otsas, järgmine ettevõtmine vaeti võtta pärast, see oli Ahigrast tuli vist, jah? Esko hanki... Mettõde haiglas, jah. 2 last on nende peresse sündinud. Ollust 100 kilomeetrit põhja poolt on ta pärit ja sealt naised on eriti tugevad ja tublid ja ägedad ja ta on hea naisi saanud. Mina olen kova tegema töitä. Sa oot kui saaren naine. Nii et ta ka teab meie Saare ja Saaremaa naiste töökus ja seda, et seal saadaks ikka, suure tööga saadaks ikka elamiseks tarvilikku kõike. Naabriks on, eks ole, eestlane siin, plastiline kirurg, eks ole, et siis ta Eestist aeg-ajalt toob ka sellist huvitavad ja paremaid palasid ja pakub ka naabritele. Seal oli, mis oli leivad ja juustud ja kõik. Leid ja juust ja vahel ka mett. Vahel ka mett, okei. Teillä on hyvä mest. Et siin need ei ole... Ja naabri herilased ja nende mesisse. Köönjooga, mis siit mööda läheb, on viieks haruks hargnenud siin deltas nii-öelda ja üks nendest läheb siit mööda. Ja see on tinglikult nagu siuke saarestik peaaegu, et jõeharude vahel. Sitten... No vot, siin on nüüd kalastusteemalised võimalused, lisavõimalused, on võimalus sinna minna, eks ole, aga me peame vaatama muidugi. Siin mõnedki teavad sellest asjast paigast rohkem, mis mina temast midagi ei tea. See muuseumiga seotud ja mis kõik. Neid on ju palju. On mugavad plasttarud, eks ole, Soomes valmistatud, sobivad siia kliimasse hästi. Praegu on sööt on peale pandud. Itaalia mesilasemadest, eks ole, juttu, et Itaalias, siin oli mingisugune väheksa, millest ma pesealist aru saan, viidi Soome emad Itaaliasse selleks, et nende baasil koos itaallastega segatuna saada selline Soomele sobiv rass, kus on segatud Soomes kohastunud itaallased ja algupärased itaallased Itaalias. Toodi tagasi, aga mingil põhjusel nad päris hästi sobinud. Ta proovis siin, ei olnud head. Eelmisel aastal Hunajuhtume kevadel hankis emad, tuleb välja, et need tulid Eestist. Kas need olid nüüd Eestis kasvatatud või läbi Eestist, ma päris täpselt aru saanud. Ja need olid väga head, 10 emad ostis. Nüüd tänavasta kevadel ta ostis kellelgi teiselt, kellelgi oli see Anti või kes tahes. Need emad ei olnud nii head jälle. Nii et ühesõnaga ta katsetab, mis on see parim. Need emad, mis ta Antilt ostis, et visati arenenud pered jäid väikseks, muidugi palju mett ei too. Aga need eelmise aasta emad, Eesti emad olid suured, tugevad ja sai palju mett. Talvist jäävad kahte laadikolla, jah? Joo. Jah, 2 korpusi. See on jäävad langstotid, jah? Joo. Langstotid. Joo. Ja nüüd see talviruoga, kuinka monta, kas te annate? 25 kilo. 25 kilo sordissa. Aga see on täis. Ja see on täynnä siis 10 plus 10 kehää, jah? Joo, 10 kehää on. Seisukoht on see, et 2 korpuses, 20 raamil need pered on tallituvad. Proffidel on üldine suundumus ühel. Ja siis ühes korpuses tallitudes antakse peale see 25 kilo suhkrut. Muidugi see on kõik on seda sööta täis. Esilaste ruumi eriti palju pole. Ja nüüd meie vastuvõtja käsitlus on selline, et seal on hästi palju mesilased, tugevad Itaalia pered. Ja lihtsalt, kuna neid on liiga palju ja tulevad külmad peale, siis osa nendest vähevanematest jäävad välja, hukkuvad ja pere ei jää nii suureks, nagu ta võiks jääda. Aga 2 korpuses jäävad alles ka need, kes muidu nüüd välja oleks lisatud. Seega see pere talitub suuremana ja kevadel on tema see stardipotentsiaal suurem. Seal lihtsalt on mesilasi rohkem. Ja siis nad arenevad küllalt kiiresti. Kui on siin aias juba õitsevad õnapuud ja muud, siis nad juba hakkavad saaki kogu kenasti võilil. Ja tulemus on see, et juunikuus saavad mett puritada juba. Ja saavad selle põhimee? No see sõltub jah taimestikust, aga saavad olulise osa mett, samal ajal kui profid ei saa. Ja võrk põhja pealt koputavad, häirivad peret, eks ole, pere on rahutu. Sellepärast nad on sunnitud panema nende põhjadele ümber võrgud. Muidu ei ole vaja. See kogemus on olemas, neil üks mesile grupp, nad ütles ja mõisa panid omale üle suue grupi ja siis selgus, et seal on toredad männimetsad seal ja seal hakkasid siis tõesti käima rähnid neil tarusid toksimas ja olid need roherähnid. Seal nad toksisid need plasttarusid ja isegi puutaru seinast hakkas läbi toksima. Meil Eestis on roherähn on saartel, Saaremaal, aga hallpearähn on mandril. Ja hallpearähn on, ta näeb peaaegu samamoodi välja, tema on ka yksikest läbi taru seinale. Juossut 72-vuotiaana viimeisen maratonin Pariisissa, joita hän juoksi 3 peräkkäin. 72 aastat jooksul Pariisi maratoni läbi. Nimittäin minä pienissä paikoissa juoksin vaan Pariisiin. Ei jaa, pisipaikkari jooksed ei ole, kui Pariis, et siis veel võib-olla Londoni maraton või no, et osega tal on võhma, et kui need neegrid olid näost valged, ninad ka valge, eks ole, siis temal ei olnud seda midagi. Ta söö vaid mett ju. Ta söö vaid mett. Ei ole muita tarhoja enää. Te ette tarvita apulaisia vai? Ei, koska
Minä olen, minä olen vaan 77 Anteeksi, mä unohtin, että no jaa, selkeä, että Punahville se ojat on tukevaksi. Olkaa hyvä, lähettää. Onko Pursmäelle tämmöistä, että se... Muidu ta ei saa aru, et sa oleksid võitnud ikkagi. Ühesõnaga nad värava juurest müüvad Isamaal nii meepurke kui ka siis õunu on palju. See on nii-öelda iseteenuse korras, kes ostab, see paneb raha sinna postkasti, eks ole, ja kõik rahad on tulnud huvitaval kombel. Suve teise lõpu karjad võib-olla natuke napit, aga üks huvitav taim, mis on päris palju on angervaksa. Ja üldse angervaksa suur väärtsus veest annab meeles huvitav maitse ja lõhna. Aga ei ole jah, seda kanepit nagu ei ole, see teeb ta natuke niimoodi, et võiks olla, aga no ei ole. Kenellä on 25? 24. Sinulla? Ai se? No seuraava numero, toinen vielä. No Osmo sanoo sen. No Osmo, sanois joku ihan numero. 9. 9, kenellä on? Malle. Noin, ole hyvä. Hyvä. Hänellä on iso tarkka. Iso tarkka? No joo, puoli ammatta tarkka. 40. Okei. Se riittää. Ilman, sun on juostava kovasti. No aina keitimässä. Tulee olemaan yli 100 ja paljon 100 ja 300 või mitään. Mä nyt pisut tõlgin se vahepeal jälle, et noh, te saavad meid päris palju. Ma nagu tonn, võib-olla naine ütleb, noh vähem ikka. Okei, tonn. Et kuidas selle maha müüa? Ei mingit probleemi. Varst saab otsa, sest et tema kallis kaasa on mitte ainult tugev sükene nagu saare naine, vaid ta on ka väga hea müüginaine. Minä aina seison välillä portilla. Tarvitko hunajaa? Joo, montako purkkia? No joo, mennään sisään. Ja... Nii et värava pealt niimoodi on vaja. No see on hea, toon veel. Palun. See võib olla väga kummale, et nad panid suure sellise plakati, et mesi. Mitte midagi. Nüüd nad panid pisiks siukse mesi. Nüüd vaatavad, mis see on ja kus saab seda vett, eks ole. Jutuks purkide teema. Klaaspurgid on ikka... esimene asi, mis peaks olema, et seal paistab kõik kenasti läbi ja ta on puhas ja nii edasi, sealt saab kätte ja plast on ikka nagu ta on, aga klaaspurkides isegi on juba tema väitel kauplus ka rohkem, isegi ütleme, importmett on klaaspurkides, kuigi tegelikult on plastis väga palju muidugi, jah. Ja siis see klaaspurkide saadavust, neil lähedal oli varem oli klaaspurkide tehas, kus nad said seda väikses koguses kahku vaja oli. Nüüd see viidi ära, et viidi Eestisse, eks ole, tehakse seal ja sealt on nii pisikoguses kätte ei saa, peaks nagu suurte aluste kaupa tellima. Enne ka selline filosoofiline mõteskelu, et see mahemesi, eks ole, ja siis plastpurk, et kas see ikkagi sobib kokku. Et klaas on selline looduslik ja looduslähedane, eks ole, et ikka see mahemesi peaks olema ainult klaaspurgis. Et siis ta oleks nii sisu kui vormi ühtsuse mõttes sobilik pakett. Toiduainete seadus, kus võib putukaid toiduna pakkuda kaubaks või müügiks või ka restoranidis näiteks. Ja üks siis nende putukate pakkumise viis ongi see lesehaudme pakkumine mõnes restoranis. Just nüüd grillitud niimoodi praetult või ka pidi kõige parem olema, räägitakse niimoodi. Kiitos teile, see oli kiva. Tämä oli meile. Mahdollisuus olla teidän kanssa ja saada teada. Nii, pildi. Kiitos kirja teille pakkumista ja suuri. Kiitoksia. Onko Virossa mehillä kaupunkitarhasta? Onko? On. No meil oli näed siin hunaja, kõrval siis siin see postkast ka võib-olla, jah. No, ma ei saa õieti lehvitada.